tere tulemast Kantar Emari turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Jane Oblikas, HI Advisori partner. Teenusdisainist täna räägime. Tere tulemast. No Jane, räägi kõigepealt, et ega sa ei ole ka valdkonnaga üldse kauge, eks ole, et alustasid sa sellise nagu karjääri kontuurist, algul projektijuhina ja hiljem väga pikalt ka selle juhina, et kuidas sa sinna üldse omal ajal jõudsid ja mis sealt edasi sai, et sa nüüd oled jõudnud teenusdisaini juurde väga pikalt juba? Jaa, see on tõesti kokkuvõttes, kui mõelda, et kommunikatsioon on ju ka, kommunikatsioon on ka disain, on ju, siis ma olengi 30 aastat töötanud disaini valdkonnas lihtsalt erinevate postide peal. Ma väga täpselt ei mäleta, kuidas ma jõudsin kontuuri, ma arvan, et see oli mingi lehekuulutus muideks. Ja seda ma tean kindlasti, et ma olin, kui mitte täiesti esimene, siis üks esimesi projektijuhi ametipostil olevaid inimesi reklaamimaailmas, reklaamiagentuuris, et see oli täiesti võõras töö nii-öelda ja tööülesanne ja ehk et oligi vaja välja mõelda, mida projektijuht ühes reklaamiagentuuris teeb. Defineerisid enda jaoks selle ameti. No tegid igal juhul tööd hästi, kui sulle tegevjuhi ameti igal juhul pakuti hiljem, jah? Jaa, üsna ruttu isegi alla, ma isegi ei mäleta täpselt, kui vana ma olin, aga kindlasti alla 30. Ja ma olin üllatunud, et mulle selline vastutus usaldati ja olen väga tänulik Madis Laasile siiamaani selle eest, sest see kogemus oli äge. Meeskond on siiamaani väga äge kontuuris, tõeline perekond 16 aastat. No eks ole, said töötada, mida tagantjärgi öeldud on, et tegemist oli reklaami kuldajaga, eks ole, 90-ndate, eriti nagu see aeg on, et see oli kindlasti põnev. Mis edasi sai, kui sa kontuuri enda tagant kinni panid? Jaa, et mingil hetkel sa jõuad ära tundmisele, et kuigi töö on huvitav, kuigi sul on meeskond väga äge, siis sa tahad edasi liikuda. Ja järgmine töökuulutus, mis minu silma siis jäi, oli Eesti Disainikeskuse juht. Ja ma tundsin, et jah, see on täpselt see, mida ma tahaksin teha, ühte valdkonda juhtida. See oli MTÜ juhtimine, mis on totaalselt erinev siis eraettevõtte juhtimisest. Väga keeruline, aga kohutavalt põnev. Et miks ta põnev on sellepärast, et sa näed valdkonna üleselt suurt pilti, sa saad põhimõtteliselt tegeleda poliitika kujundamisega, meetmete väljatöötamisega, ehk et see mõjuväli on palju suurem ja laiem. Tegelikult võiks siis öelda, et see oli niisugune missioonitundega projekt, eks ole, et sa tahtsid siis Eesti disaini, et see areneks, ma eeldan ka, et oleks nii kaugel, et seda saaks ka eksportida, eks ole, et mitte ainult siseriiklikult me asju ei vaataks. Jah, et me räägime aastast 2011, eks, et sel ajal disainil sellist tähendust või nii laia tähendust, kui tal täna on, ei olnud. Ja meie võib-olla kõige suurem ülesanne oligi teha selgeks just nimelt ettevõtetele, et disainis peitub tohutu potentsiaal. Ehk et meil on vaja väga hästi disainitud tooteid ja teenuseid, sellepärast, et kui nad on väga hästi disainitud, siis on sul olemas tarbijad, sul on lojaalsed tarbijad, sul on kasum, sul on turud. Et see copy-paste, mis võib-olla Eesti ettevõte isegi täna, siiamaani ikkagi päris palju teeb, siis tegelikult ei lenda nii kõrgelt. Kui see sai läbi, mis siis edasi? Jaa, siis mingil hetkel sai õhm otsa, just nimelt sellest missioonitööst, see võtab tohutu energia. Ja kui sa ei oska, pean tunnistama, et minul ikkagi lõppes niisuguse heleda leegiga. Et sa mingil hetkel lihtsalt pead aru saama, et sa kas tõmbad ennast täiesti välja või võtad vähemalt mingisuguse pausi ja ma võtsin pausi pool aastat, kogusin ennast ja lõin oma esimese isikliku ettevõtte, nii et aastast 2018 olen siis eraettevõtja, võib nii öelda. Ja millele sa keskendusid kohe teenusdisainile või? Põhimõtteliselt küll, jah, et kui ma disainikeskuse ajal me lõime erinevaid programme, mis oli nii avalikule kui erasektorile suunatud, mis olid disainiprotsessi põhised, siis ma sain sellise reaalse kogemuse, et kui palju see tegelikult loob väärtust, kui palju see saab aidata ettevõtteid ja organisatsioone ja sealt ma lihtsalt liikusingi sujuvalt edasi seda sama teenust nii-öelda ise pakkuma, nii koolituste, arenguprogrammide ja ka nõustamise näol. Ja. No viimane ettevõte on sul tehtud mitme
tunnustatud inimesega, üks nendest Dan Mikin, eks ole. Ma hindan teda ülikõrgelt kui disainerit, kuigi ma olen aru saanud, et ta on nagu käte mõistes disainist nagu juba läinud edasi ja teda ka vist huvitavad protsessid ja kindlasti mingi moment ma tahan teda siia laua taha ka. Et minu ajalugu ka ulatub vist 90 algusest temaga, et tohutult hea käsi on. Ja sa oled sinna veel partnereid leidnud ja te keskendute siis teenusdisainile, aga mitte ainult, ka ringmajandusele, mis on siis nagu ka üks suur teema nüüd täna ühiskonnas juba, eks ole. Jaa, et mõnes mõttes võib-olla ma nii-öelda seda karmavõlga siin nii-öelda täidan või et kui esimesed 16 aastat ma põhimõtteliselt rääkisin sellest, et tarbi, et siis nüüd järgmised aastad olema tegelenud rohkem sellega, et tarbi vastutustundlikult, tarbi vähem. Ja miks me just high advisory lõime oligi sellepärast, et meil on paraku, meil lihtsalt ei olegi teist varianti, kui mõelda ringselt, kui mõelda jätkusuutlikult, sest ressursid lihtsalt saavad otsa. Ja see kõik algab disainist, et see, et me täna ma ei tea, kasutame ringselt materjale kuskil 7% kogu sellest, mida me maa seest välja võtame, liigub prügikasti, prügilasse. Et see ei ole jätkusuutlik ilmselgelt. Aga need on disaini otsused. Me oleme millegipärast 100 aastat tagasi otsustanud, et meil on lõputud ressursid, me võime toota mida iganes, mõtlemata kordagi selle peale, et kuhu see materjal hiljem läheb. Ehk et need halvad disaini otsused on meid viinud sinna, et me oleme totaalses kriisis. Ja kuidagi tekkis selline tunne, et me peame andma oma panuse sinna, et need halvad disaini otsused muutuksid üks hetk ikkagi headeks disaini otsusteks ja me teeks täna paremaid otsuseid, et me ei ole 100 aasta pärast veel hullemas seisus. No me tuleme kindlasti sinna vastutustundlikusse, turundusse, selles samasse teemasse tagasi ja ringmajandusse kindlasti puudutame seda ka lõpupoole, aga teema nagu algatuseks me peame natuke defineerima, ei pea õpiku järgi defineerima, aga profiilne defineerida, mis see teenusdisain üldse on, et ja kuidas seda võiks siis nagu lahti mõtestada? Ei ole niisugust võib-olla väga, disain üldiselt on ju loov probleemi lahendamise viis, eks me võime öelda, et teenuse disain siis tähendab, et sa lahendad kellegi jaoks mingisugust eesmärki, mingisugust ülesannet, aga miks me räägime disainist ja disainiprotsessist on sellepärast, et disain lähtub alati inimesest. Ta võtab kõigepealt lahti selle, et kelle probleemi me siis üldse lahendada püüame. Ehk et teenuse disain algab sealt samast, et kes on see inimene, kelle jaoks me seda teenust loome, mis on tema tegelikud vajadused, mida detailsemalt me suudame selle ära kaardistada, seda parema teenuse me saame nii-öelda disainida. Ehk et see on protsess, teenuse disain siis on protsess, mis lähtub inimeste vajadusest ja mis kasutab siis erinevaid teenuse disaini tööriistu. Ja lõpptulemusena see mõjutab siis organisatsiooni enda protsesse, et kuidas seda teenust siis ettevõtte või organisatsioon inimeseni viib. No ma olen kõrvalvaatajana, eks ole, vaadanud sellele protsessile otse ja siis olen ma võrrelnud, et aga kuidas ta on erinev turundusprotsessist, et tuletame meelde, et turunduse eesmärk on, eks ole, nõudluse kasumlik loomine, et täpselt sama asi, kasum on seal sellepärast, et me peame jätkusuutlikkuse tagama ka sellele osanikule, eks ole, ja ka nendele inimestele ümbritsevale, ja jah, ta peab arvesse võtma kõik asju ja ta on pidanud kogu aeg võtma arvesse ka seda põhivajadust, eks ole, nii edasi. Et kas seal üldse on nagu väga suurt erinevust või ma ütleks, et ma olen aru saanud, et see on hästi paketeeritud sarnase protsessi juurutamine organisatsioonis, kus organisatsioon nagu saab seda võtta väljaspoolt sisse ja kuidagi nagu ühtlasemalt seda asja vaadata versus, et nüüd võtame turundusprotsessi analüütika sisse, et ma ei tea, kuidas sa sellesse suhtud? Ma arvan, et teenuse disainis on see turundusel väga suur roll ja ma nagu ei eristaks, et meil on turundusprotsess ja teenuse disaini protsess, teenuse arendamise protsess. See on kõik üks ja sama protsess. Need lihtsalt erinevad inimesed panustavad sellesse protsessi erineva teadmise kogemusega. Et oluline on seda protsessi enda jaoks kõigepealt lahti mõtestada, et millistes protsessi osadest see asi koosneb, seda süstematiseerida. Ja minust kõige keerulisem on, et kuidas tagada, et see oleks pikkaajaliselt töötav ja jätkusuutlik, et seal ei ole näiteks ainult üks entusiastlik eestvedaja, kes seda protsessi mingi aeg juhib, see läheb ettevõttest ära ja siis kõik kukub põrandale. Et kuidas seda teha nii, et see oleks tõesti toimiv protsess ja kõik osapooled näevad, mis rolli nad seal kannavad,
ja kõik saavad panustada täpselt õigel ajal, õige hetkel, õige infoga näiteks. No nimetus on teenusdisain, aga tegelikult see ju ainult ei räägi teenusest, me räägime tootest endast ka, et seal on lihtsalt on nagu nimetatud teistmoodi, aga te katate mõlemat nagu poolt ju on ju, jah? Selles mõttes jah, üldse on tänapäeval väga raske seda joont vahele tõmmata, et mis asi on toode, mis asi on teenus, meil on tooted, mille küljes on teenused, meil on teenused, mis on tootestatud, noh selles mõttes jällegi ma ei paneks neid eraldi kasti, see on üks suur kogemus, jah, et kuidas inimene, ta ju ei osta teenust, toodet eraldi, ta lihtsalt ostab seda, et ma saan oma eesmärgi täidetud. Ma saan hambad ära parandatud, ma saan peavalust lahti, ma saan elada kuskil, ma saan pangas raha hoida. Ma ei tea, kuidas sina seda nimetad, kas see on teie toode või teenus? Ei no jällegi, et kui ma võtan õpikust, eks ole, siis neid kahte asja vaadatakse eraldi, öeldakse, eks ole, et üks asi on füüsiline, mida on võimalik ladustada, teine nagu tekib selle üleandmise momendil, on ju, noh. Aga selge on see, et ma õpetangi, et seal ei ole nagu vahet, sa võid teenuse kohta öelda ka toode. Ja see on ka tõsi, eks ole, et meil on olemas 100% füüsilist toodet, meil ei ole ühtegi komponenti teenusest ja meil on olemas 100% teenust, mis teile valdav osa meie igapäevasest asjast hõlmab mingit osa mõlemast, noh, et võtta Telia toode, eks ole, sellest, et internetti tarbida, mis on nagu puhas teenus, ma pean vajama seda füüsilist asja, eks ole, seda karpi, nii et noh, nad tegelikult ikka käsikäis käivad, on ju. Miks ma seda välja tõin, oli see, et noh, et kui meid kuulab keegi, kes ütleb, et mul on nagu ainult toode, see ei ole üldse minu jaoks teema, siis see ei vasta tõele, et see on lihtsalt markeeritud sellise nimetusega, aga tegelikult nagu sa ütlesid, et see on nagu mõnes mõttes siis nagu kogemuse kaardistus algusest lõpuni, eks ole, on ju. Ja isegi nagu sa alguses ütlesid, ringmajanduse mõistes, taaskasutuse mõistes, see lõpp ei ole seal, et tarbija on selle ära tarbinud, küsimus on, kuhu see uuesti läheb, eks ole, et tekiks selline nagu pidev liikumine ja noh, miks see ringmajandus on hästi huvitav minu jaoks on, et sealt ju tekib uusi ärivõimalusi tohutud määral, eks ole, mis on paljudele ka võib-olla silmi avav, on ju. Täiesti. Aga selles suhtes on muidugi sul õigus, et tootel ja teenusel on ikka üks kõige suurem erisus, et ühte sa saad näha ja katsuda ja teist sa ei saa. Ja mida see disaini mõttes tähendab, on see, et sa pead teenuse disainima nii, et inimene saaks sellest aru. Noh, kujuta ette, et kui ma lähen elus esimest korda mingit teenust nii-öelda ostma, siis ma ei tea ju sellest mitte midagi, mul puudub eelnev kogemus. Ehk et ma pean selle kirjelduse või reklaami või sõnumi või kommunikatsiooni või siis suhtluse kaudu suutma teha otsuse, et kas see teenus on see, mida ma vajan, kas ma saan usaldada neid inimesi või seda organisatsiooni või ettevõtet, seda teenust, kes seda teenust pakuvad. Ehk et seal nagu disaineril on selles mõttes hästi oluline roll, et ta saab aru, et milles see usaldus tekib. Et mis on need sõnumid, mida on vaja edastada, et inimene saaks aru, et mis asi see teenus on ja kes seda pakub ja kas sa saad seda usaldada. No ja mõnel teenusel ei ole nii pikki nagu tagajärgi, noh lähed juuksurisse, soeng ei sobi, noh kasvab välja, on ju. Aga lähed arsti juurde, meditsiinis on ju, keegi opereerib sind, ei lähe asjad üldse niimoodi, on ju, et noh, et seal on nagu palju suurema sellise jalajäljega asjad, eks ole, kui mõned teised. Ei tõsi, ja et mõned teenused on meile ihulähedasemad ja olulisemad ja teised on natuke vähem olulised, ehk et jah, et me mõnel kohal me andestame ja mõnel kohal me ei andesta üldse. Aga noh, jälle tulles tagasi sinna selle sõna juurde teenusdisain, et võib-olla ta ongi nagu ka minu jaoks on, kui ma alguses nagu esimest korda kokku puutusin selle nagu terminiga, ma hakkasin mõtlema. Disain on füüsiline, noh minu jaoks on kogu aeg olnud füüsilise tootega seotud, seesama, kuidas ta välja näeb, kuidas teda tunda, kuidas ta lõhnab, mis iganes. Ja teenuses nagu ma ei näe nagu üldse disaineri rolli, et me seal on pigem tundub mulle siukene nagu standardiseeritud protsessi kirjeldus, et niimoodi asju teeme, alati teeme, siis me saame selle tulemuse, eks ole. Ja nüüd on need kaks asja on nagu kokku viidud, on ju, noh, et justkui selle füüsilise maailma disain sõnana, eks ole, ja teenus, mis nagu ei ole üldse nagu füüsiline ja võib-olla see on tekitanud kõige rohkem siukest arusaamatut, et mis siis nagu toimub, et mida me siin nüüd disainime, eks ole. No võib-olla see tegelikult tuleb sealt, et algselt disainiprotsessi tõepoolest rakendati kõige rohkem füüsiliste toodete väljatöötamisel, aga siis saadi aru mingil hetkel, et sama protsess on ideaalselt rakendatav ka teenuste disainimiseks. Ehk tegelikult me ei räägi nagu kas füüsiline, mitte füüsiline, me räägime sellest protsessist endast, nendest sammudest, mida on vaja võtta selleks, et jõuda nii-öelda lähteülesandest valmis lahenduseni, sõltuvalt sellest siis, kas ta on digitoode
või füüsiline teenus või füüsiline toode. Ütle mulle, kas ma lähtun õigesti, kui ma ütlen, et teenusdisain lähenemisena on olnud edukas nii maailmas kui tegelikult ka Eesti organisatsioonides rakendamisel? Mitte isegi lõpptulemus, sellest räägime eraldi, aga see, et seda on võetud vastu, et seda tuleks nagu organisatsioonides läbi viia. Täna ma ütleks jah, aga me oleme 10+ aastat selle nimel tööd teinud. Täiesti erinevatel tasanditel, alates riigi tippjuhtide koolitamisest, ettevõtte juhtide koolitamisest, kõik võimalikud arenguprogrammid, sajad ettevõtted on saanud koolitust. Lisaks vist täna ei ole enam ülikooli Eestis, kes ei õpetaks. Meil on isegi kõrgkooli õpikud, näiteks Tallinna Ülikool andis ju ka välja, see teenusdisain on üks osa sealt sellest. Just, et see on nüüd tänase päevani seisuga jõudnud ikka väga laialt, et erinevad õppekavad sõltuvad, neil olegi teenuse disain pealkiri on ju, vaid erinevad õppekavad ikkagi moel või teisel seda sisaldavad. Et ma julgeks öelda küll, täna on teenuse disaineri ametikoht kui selline ei ole ka mingi uudis on ju, et ikkagi väga paljudes ettevõtetes on see olemas, ka avalikus sektoris on see olemas. Nii et ma isegi julgeks öelda, et vahest on see avalik sektor isegi teenuse disainis niisugune vedur ja eestvedaja, ehk et avalikud teenused, digiteenused töötavad osad vähemasti neist täiesti suurepäraselt, kuhu on pandud ikkagi väga palju ressurssi selleks, et see nii oleks. Meil on mitmeid eestikeelseid juhendeid teenuse disaini rakendamiseks, nii teenuste arendamisel, digiteenuste arendamisel, avalike teenuste näiteks katsetamise juhend, mis on ülipõhjalik kirjeldus sellest, et kuidas avalikke teenuseid uusi ägedaid innovatiivseid ideid genereerida ja neid ka eksperimendi korras nii-öelda testida, mis on siis teenuse disaini üks suur vaheetapp, et sa ei lähe ainult esimese lahendusega turule, vaid ikkagi testid ja saad aru, kas see töötab, aga avaliku sektor see nii lihtne ei ole tihti. Et sa pead aru saama, et mida sa saad testida, kui palju saad testida, mis tingimustes saad testida, kuidas seda mõju mõõta. Ehk et see eestikeelne tugimaterjal, mis täna digitaalselt kätte saadav on massiivne, ma ütleks. Ehk et selle taha, et me ei tea, mis see teenusdisain on või mis seal protsessis, mis need sammud on, et selle taha nagu enamasi ei jää. Aga siis võib öelda, et see, mida sa kunagi läksid tegema disainikeskusesse, eks ole, on transformeerunud hoopis teisi pidi, aga on tegelikult palju suurema mõjuga kogu ühiskonda tegelikult, jah? Praegusel kujul. Ma olen küll seda meelt et need seemned, mis me panime 10+ aastat tagasi disainikeskuses nii-öelda mulda, nii avaliku kui erasektori suunal, et need on päris ilusaks puuks juba kasvanud nii-öelda. Ja võiks öelda ka, et selline füüsilise disaineri kuvand on tegelikult siis läinud palju laiemaks, eks ole, et ja kui sa ka õpid näiteks disaini, et siis sa ei pea mööbli disaini juurde jääma, eks ole, sest ega disaineritel oli ka oma probleem, et kui sa mõtled EKA, eks ole, kes lõpetavad sealt ju tulevad põhiliselt ka, et nad kas läksid, eks ole, samasse reklaamitööstusesse, neid reklaame kujundama, või läksid kuskile, kus tehti neid samu mööbli asju, eks ole, ega meil tööstust on ju vähe, ja ega nad sellisesse klassikalisse toiduainetööstusega, siin nad lihtsalt ei jõua väga läbi selle agentuuri. Ja nüüd on nendel tegelikult, ütleme, et selline väljund on palju potentsiaalselt laiem, eks ole. Väga palju laiem, jah. No selles mõttes on see nagu hea nagu näha, et üks roll saab nii palju nagu kasvada ja areneda. No ütlen nüüd seda, et kui ma nüüd sain aru ettevõttena, et selge on see, et see nüüd ikkagi puudutab mind, et see ei ole ainult teenus ja et mul on ka siin kombinatsioon, et mis otsast ma peaks alustama üldse, et võtan raamatud, loen läbi, hakkan ise tegema, mis otsast ma üldse pean tegema hakkama, kas ma pean leidma mingi partneri kindlasti, et mis see nagu teekaart seal on? Ma vanasti oleks öelnud, et hakka lihtsalt liikuma ja jõuad kohale, aga täna olles siis ikkagi pea 10 aastat selle asjaga igapäevaselt toimetanud, siis täiesti üksi ilma ühegi eelneva kas kogemuseta või vähemalt inimesega, kellel on kogemus sinu tiimis näiteks liikuma hakata, on ikkagi keeruline. Sest lõpuks see on ju distsipliin, et seal on väga palju teadmist, seal on väga palju hästi toimivaid praktikaid ja mitte nii hästi toimivaid praktikaid. Kõik need disaini tööriistad, mis sul on tegelikult ju lihtsasti leitavad ja kätte saadavad nii eesti kui inglise keeles,
need on ikkagi lihtsalt ainult ühed, kuidas ma ütlen, küsimused, et kas need rakenduvad täpselt selles kontekstis, mis sinul on, see on juba järgmine küsimus, ehk et natukene on vaja teadmist ja kogemust, et seda alustada, aga kõige esimene küsimus, mida ükskõik milline disainer sinu käest küsib, on see, kelle ja mis probleemi sa tahad lahendada. Ja uskuge mind, see on niivõrd raske küsimus, see tundub nii triviaalne, aga kui sa sinna natukene sisse süüvid, siis juba see kelle on raske küsimus, sest Eesti on väike turg, nii kui sa räägid nagu koduturust, nii sul tekib kohe selline arusaamine väga ruttu, et sa ei saa väga pisikest niši endale võtta, eks. Et lihtsalt see on liiga väike. Siis jah, et kuidas sa määratled ära, et kes need täpselt need inimesed on, kelle jaoks sina tahad lahendust luua, et see on üks suur küsimus. Ehk sa ütled nagu seda, et paljude jaoks on tegelikult juba see fundamentaalne turunduse küsimus, et kes on su klient ja mis probleem või vajadus temal eksisteerib, ka sellele on nagu raske kõikidel vastates, nad on võib-olla liitunud mingi aeg hiljem, eks ole, organisatsiooniga, kus juba asjad on olemas ja ei minda alati tagasi mõtlema, et kuule, et kuidas need asjad tekkisid ja kas nad on veel relevantsed just sellele inimesgrupile, kes seal on ja kes need üldse on, et paljud pole ka võib-olla piisavalt üldsegi teinud seda selgeks, kes neil seal taga on, eks ole. Kusjuures need vajadused ka muutuvad tohutu kiirusega, kui mõtled pool aastat tagasi ja täna elame sellises huvitavas trumpimaailmas on ju, mis on kõik pea peale keeranud. Et mida disainerid teevad, või ütleme, see disainiprotsess üldiselt proovib tagada seda, et meil on igas ajahetkes ikkagi adekvaatne info, et mida meie kliendid vajavad reaalselt ja päriselt ja selleks on olemas ka selline hea teooria, jobs to be done teooria, ehk et milliseid ülesandeid meie lahendus, ma kasutan sõna lahendus, see võib olla teenus või toode või ükskõik mis asi, et milliseid ülesandeid me kliendi jaoks ära lahendame ja seal eristatakse ju 3 sorti neid ülesandeid, et need võivad olla need funktsionaalsused, ehk et midagi, ükski toode või teenus ei lenda väga kaugele, kui meil ei ole mingit konkreetset funktsionaalsust, mida ta ära täidab. Näiteks see tass võimaldab mul juua, see on tema funktsionaalsus. Aga lisaks sellele on sellel tassil väga suur emotsionaalne väärtus, et miks need täpid siin on pandud peale, ehk et selleks ikka, et mulle meeldiks sellest tassist juua. Ja kolmandaks võiks olla sellel tassil ka sotsiaalne väärtus. Näiteks kui ma teaksin täpselt, millise klaasikunstniku tehtud see on, et see on käsitöötass, see on klaas, et see on klaasikunstniku tehtud, siis see, et minul on selle konkreetse klaasikunstniku käsitöö klaas, millest mina joon, räägib mõndagi minu kohta. Ehk see on see sotsiaalne taust. Et miks sina sõidad, ma ei tea, mis autoga sõidad huvitav? Toyotaga. No võt, miks sa sõidad Toyotaga, aga mitte Porsche või Mersu? Sellepärast, et on taskukohasem ja ei pea üldse mõtlema, kas laguneb või laguneb. No võt, funktsionaalsed väärtused isegi. Aga miks sa kunagi Porschega sõitsid? Siis oli emotsionaalsed väärtused. Ta oli ka muidugi hea auto. Ja tegelikult ka sotsiaalne väärtus selles mõttes, et teised vaatavad, mina sõidan Porschega. Et me ei taha endale tunnistada, aga sellel sotsiaalsel aspektil on kohutavalt suur roll. Ehk et see, mis riideid ma kannan, see, mis ettevõtet uksest ma sisse lähen, mis teenuseid ma nagu reaalselt kasutan, et see räägib mõndagi minu kohta. Ja kuigi meil läheb see väga korda. Mida aeg edasi vanus tuleb, siis üha vähem läheb korda, peab ütlema ausalt. Aga meil on erinevates vanustes inimesi üks asi on vanus, mis seda muudab ja teine on ka valdkond. Et mingites valdkondades on see jube tähtis ja mingites teistes valdkondades pole üldse tähtis. Ma mäletan ka, kui me tegime 90-ndatel pangareklaami, siis tundus nagu ülioluline, et mis pangas sul raha on, saad ära? Et kõik teadsid, mis pangas sul raha on. Täna seda ei huvita mitte kedagi. Et see sotsiaalne väärtus on täiesti null. Emotsionaalne väärtus ma ütleks ka, et on suhteliselt madal siiski. No, aga ühesõnaga tuleme tagasi selleni, et põhimõtteliselt alguspunkt on see, et sa pead enda jaoks nagu selgeks tegema, kellele sa mis vajadust või probleemi lähed lahendama. Ja see on pealtnäha lihtne küsimus, aga komplekssete organisatsioonide, kus on palju tooteid, teenuseid, kus võib olla ka B2B ja B2C ja erinevad maad ja nii edasi, võib osutuda ülikompleksseks. Ma oskan öelda, kui 2000 algus, kui ma läksin Kalevisse endasse, eks ole, et
seal ju tuli ka terve rida tooteid, aga vastusi me keegi ei tea, miks neid tarbitakse ja mis olukordades ja siis tuli kõigepealt see selgeks teha, sest muidu sa ei saa üldse edasi hakata arendama, et mis see siis vastab, mis ei vasta. Ja nagu sa ütled ka ilusti, et tegelikult turg kogu aeg muutub, kliendi vajadused muutuvad, on ju, et me tegelikult peaks omama mingit protsessi, kus me ka konstantselt seda hindame, eks ole, jah. No see küsimus on ära küsitud suure tõenäosusega sul, eks ole, on tõesti, nagu sa ütlesid, võib-olla sellest ei piisa, et on üks entusiastlik inimene, et oleks vaja kedagi või mingit meeskonda juurde. Ja kas ma ütleks ka õigesti, et see meeskond, kes väljaspoolt tuleb, on ta siis üheliikmeline või mitmene, ta tegelikult annab mõnes mõttes sellele organisatsioonile sellise nagu kõrvalvaate, et oma inimene on ikka oma inimene ja nad tihtipeale nagu paljusid asju teavad, miks ei saa asju nii teha ja miks on asju tehtud niimoodi, aga siis kõrval puhas leht tuleb ja küsib, aga miks on, et meil on ju defineeritud nüüd see klient siin selliselt, on ju, vajadus on selline, et miks me siis ei vasta sellele, on ju. Et kas see siukse nagu ikkagi nagu konsultant on paha sõna, aga teenusdisainer on võib-olla siis parem, et tema nagu sisse toomine on juba sellepärast vist organisatsiooni hea, eks ole, jah? No jah, et võib-olla kõige suurem väärtus on ikkagi selles, et teenusdisainer küsib õigeid küsimusi õiges järjekorras. Et kui sa oled selle asja sees, siis sinu jaoks on kuidagi kõik võrdselt tähtis. Tegelikult ei ole kõik võrdselt tähtis kogu aeg. Et olles natukene distantsil, sa võib-olla suudad paremini hinnata, et mis asjadega me praegu peame tegema, sa suudad nagu prioritiseerida teemasid, see on üks pluss, teine pluss on täpselt nii, nagu sa ütled, et väline inimene kõrvalpilk, et ta lihtsalt näeb läbi sinu kodupimeduse, et meil kõigil on kodupimedus, me ei näe nurki, me ei näe oma teenuseid absoluutselt sellise silmaga, nagu näeb seda tarbija, aga kui sa võtad välise inimese, siis tema on ka justkui see tarbija või kasutaja, et tal vähemalt alguses on võimekus veel näha, et mis töötab, mis ei tööta just nimelt kasutaja vaatest. Ja kolmas minust hästi oluline roll on tal ka veel see, et disaini ei tehta kunagi üksinda, disainer ei ole mitte, disainiprotsessi ei ole võimalik üksinda läbida, et see ongi suur meeskonnatöös, see on suur koosloome. Esiteks sa pead selle meeskonna kokku panema, teiseks ja rõhutan, turundajad on alati väga oluline osa sellest meeskonnast, et turundajad ei tohiks mitte kunagi jätta kõrvale, vastupidi, nad peavad olema päevast üks kaasas, ükskõik millises sellises protsessis. Just sellepärast, et nad saaksid aru, et mis on need sõnumid, mille kaudu hiljem seda toodet või lahendust müüakse. Ja siis selle teenusdisaineri roll on tegelikult seda meeskonda nii-öelda ohjes hoida, juhtida, mõnes mõttes seda protsessi eest vedada, silotorne oma vahel sulatada. Et muidu on täpselt nii, et üks osakond räägib sul ühte juttu, teine osakond räägib teist juttu, aga teenusdisainer tegelikult peab need kaks meest kokku panema või naist ühise eesmärgi nimel tööle, et tegelikult kõikidel osapooltel, keda kaasatakse sinna protsessi, on oma kindel roll, neil on oma jällegi info või taust või põhjus või kogemus, miks nad sinna on kaasatud ja teenusdisaineri ülesanne on lihtsalt see info saada kätte nende erinevate osapoolte poolt. No ütleme, et kui on tegemist suurema organisatsiooniga, siis valikuid on rohkem, et keda meeskonda nagu panna, et üks on rollipõhine panemine, et sealt osakonnast ja sealt osakonnast. Kas on mingisugused isikuomadused, võimekused, mis tulevad kasuks, et kui sa oma meeskonda nagu valid organisatsioonist, kes võiks hakata nagu tegelema, et nad võiks olla sellist liiki, et siis see kogu meeskond protsessi mõistes toimib paremini? See on klassikaline minu arust siuke meeskonna juhtimise ülesanne, et sul on seal erinevad kompetentsid kõigepealt, erinevad natuke natüürid ja tüübid ka, et kui kõik oleks ühesugused, siis sul on raske liikuda, ehk et siin ka see mitmekesisus on kindlasti võtmesõna. Mida ma olen üritanud vältida, kui võimalik, siis ma olen üritanud vältida nende inimeste kaasamist, kes on põhimõtteliselt vastu. Sest siis läheb väga palju energiat selle vastu töötamise nii-öelda ära juhtimiseks ja seda pole vaja. Kes nagu ei usu protsessi kui sellisesse? Need ei usu protsessi, nad ütlevad, me oleme kõike varasemalt teinud, mitte ükski lahendus ei tööta, ma tean seda niikuinii, et see ei tööta. Ühesõnaga, kui sa tahad liikuda edasi, et siis ära kaasa neid inimesi, vähemalt mitte siis sellesse väljatöötamise, ideestamise faasi. Kui suur see meeskond võib üldse nagu olla?
ütleme nii, et enamasti on nii, et sul on tuumikmeeskond, see võib olla üks 3-5 inimest, mitte rohkem seal tuumikus, sest siis ei tule jälle otsuseid, eks, ja selle tuumiku ümber siis me kaasame erinevaid spetsialiste nii-öelda vajaduse põhiselt. Kas see otsuste tulek tähendab, et tuleb konsensuspõhiseid otsuseid teha või? Tingimata ei pea, aga disainiprotsessi minu arust see on tore eelis, et sa viid meeskonna ühtsesse inforuumi, et korraga on inimestel, disain teebki nähtavaks, informatsiooni teeb nähtavaks, seosed teeb nähtavaks, prioritiseerib asju, süstematiseerib asju, kõik saavad, ta ka tegelikult visualiseerib asju, mis on minust üldse veel kõige kõvem relv, et kui me näeme asju, ka seoseid, et siis me saame asjadest ühtemoodi aru. Ja mis see, ma juba läks jutu järgi. Kust me alustasime seda vestlust? Ei, me rääkisime meeskonnades ja konsensusest. Ja konsensusest ja otsustamist. Ja ühesõnaga, otsustamist aitab see, kui kõik osapooled näevad asju ühtemoodi. Et see on nagu see võtmekoht. Ja, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et sa oled reklaamimaailmas tulnud, et creative director reklaamimaailmas on see, kes nagu määrab suuna, mis nägu me oleme. Tootedisainer, peadisainer määrab selle, millist nägu me oleme. Kas disaini protsessis, teenuste disaini protsessis, kui sa oled väline jällegi teenusdisainer, kas sa oled peadisainer või sa oled tööriistade andja, protsessijuhtija ja kas on üldse olemas peadisainer sellisel asjal? See on hea küsimus. Teenuse disainer, eriti kui ta on väljastul, siis ma väidan, et ta ei ole peadisainer. Ta on võimendaja ja võimestaja, kes võimestab siis majasisest tiimi ja teeb selleks, et majasisene tiim jõuaks selle lahenduseni. Ja ma ütleks nii, et see peadisainer tuleb sealt majasisest tiimist. Enamasti on olemas meil sellist asja nagu teenusejuhid, teenuse omanikud, siis nemad on need nii-öelda peadisainerid, kes siis teevad selle lõpliku otsuse. Sellepärast ma küsisin seda konsensust, et ideaalis oleks muidugi, kui me suudame kaasata kõik ja kõik mõtlevad ühtemoodi, aga elu on mulle õpetanud, et keegi peab ikkagi nagu otsustama, sellepärast meil on ka tegevjuhid, kes ikkagi otsustavad, või et meil on turundusjuhid, et ta teeb selle lõpliku otsuse, eks ole, et ma just mõtlen, et kas see protsess pigem on selline, et otsitaksegi, et kõik oleks nagu ühel pardal ja ennem ei tehta otsust, kui ühel pardal ollakse, või siis keegi ikkagi ütleb, et kuulge, me oleme sellest rääkinud, ja ma saan aru, et see võib-olla on ka mingi vaade, aga tugevam vaade on siin esindatud ja lähme sellega edasi. Ma olen sellega nõus, et keegi peab otsustama, et olen olnud ka tiimidest, kus seda otsust ei sünni, see on väga raske, et siis me ei liigu edasi. Aga ma tahan öelda, et see otsus peab baseeruma õigetel andmetel või üldse andmetel, et mitte sellel kõhutundel. Ma ikkagi 90ndatest aastatest mäletan neid olukordi, kus turundusjuht tuli ja ütles, et mu mees või naine ütles, et see on ilus. Teeme nii. Ma arvan, et see ei ole kuhugi kadunud. et need ei ole pädevad otsused, et mis ongi võib-olla ka teenuse disaineri keerukus ongi see, et sa pead iseenda nagu suhteliselt maha keerama, saad aru, sest oma maitse, oma arvamuse, oma eelarvamuse, kõik see tuleb tegelikult jätta taha plaanile. Et me töötame ikkagi mingi konkreetse sihtgrupi nii-öelda nimel. Aga kas sa sellega oled nõus, et korra see kõhutunde kohta, et tegelikult see võib olla niimoodi, et me nagu nimetame seda kõhutundeks, aga see baseerub tegelikult mulle akumuleeritud andmestikust. Vaata, kui ma olen mingi valdkonnas väga palju, eriti tegevjuhid on ju omanikud, nad tegelikult on imbunud läbi sellest ja nad ütlevad küll, et mul nagu, aga tegelikult nad teavad neid andmeid on ju, ja see nagu, et kui see, millele sa muidugi viitasid, oli pigem see, et ma ei tea, ma lihtsalt arvan, mul ei olegi nagu mingit kogemust või asja, et need on kaks erinevat asja, et kõhutunne on siiski minu meelest nagu okei teatud nagu tingimustes või? Õige, et selles mõttes, et kas sul on andmed või ei ole, et sealt see piir tegelikult jooksebki. Aga ma tahaks ka öelda seda, et ma olen kahjuks näinud ka neid tegevjuhte, kes ongi 20 aastat oma valdkonnas töötanud, aga kes selle 20 aasta jooksul ei ole ikkagi rääkinud lõppkliendiga. Saad aru, ta küll ütleb, et ma tean seda turgu, ma toimetan siin pikalt, aga me oleme ikkagi saatnud mine tee need intervjuud päris inimestega. Ja see, mismoodi ta sealt tagasi tuleb, see muudab väga-väga palju. Et äkki on tal tekkinud empaatia nende inimestega, äkki ta saab hoopis paremini aru, et mida need inimesed vajavad.
kuni ekstreemsete olukordadeni, mis on ka mul praktikas reaalselt juhtunud, ongi see, et ettevõtte juht tuleb tagasi, et on täitsa šokiseisundis mõnes mõttes, et pagan, ma saan nüüd aru, et ma olen tootnud ikka täiesti valet asja. Või et see funktsionaalsused on nii basic tasemel, aga inimeste vajadused hoopis midagi muud. Et see on võtnud ka jalad alt ära korraks, on ju, et see päris turutunnetus või päris inimeste vajaduste tunnetus. Mitu asja avasid, on ju, et üks küsimus on minu jaoks kohe seal, et mis roll on siis turundust seal mänginud, eks ole, et ta ei ole suutnud ennast kehtestada, kusjuures kehtestada ja olla piisav hea partner, et avada need silmad juba varem, on ju. Et jällegi, sa ütled õigesti, ma ju teen ka neid intervjusid ja see mulle näitab hästi palju seda turunduse hetkeseisu Eestis, on ju, ja natuke ma olen kurb tegelikult, mitte võib-olla nende inimeste võimekusest, aga selle rolli piiratusest, et kui tegelikult meil on vähe nagu, kes kannavad seda kogu rolli, meil on jube palju, kes kannavad mingid väiksed tükke ja see tegelikult peegeldub organisatsioonides, järelikult neil ei lastagi juurde ja väga paljusid ei lastagi sinna kliendi juurde. Lastakse kliendiga suhtlema kommunikatsiooni mõistes, aga mitte selle toote või teenuse arenduse juures, mis on pangandussektor täiesti selgelt on üks nendest näitetest, on ju. Keerukus või mitte, aga nii ta on. Ja see võib siis nagu kulmineeruda, mis sa ütled, et kuna tegelikult ei ole seda teadmist viidud edasi, eks ole, siis seal elatakse nagu teistmoodi ja nüüd teine asi, mis sa nagu ütlesid, on, et olete siis natuke siuke teraapia tegid, et nüüd on kõigepealt šokk ja siis tuleb lahendused leida koos, eks ole, et kuidas siis sellest üle saada või? Ja, selles mõttes küll, et sa neelad alla selle mõrupilli ja teed järeldused. Järelikult okei. Mina teen sellist asja, vajatakse hoopis sellist asja, mida ma nüüd teha saan, et kas teeme pivoti täiesti, ehk et unustame ära, mis me enne tegime, teeme täiesti uue asja. Sellest on sündinud näiteks Sileni vaikuse ruumideks, täiesti väga hea näide. Suurepärane disaini niisugune edulugu kõige paremas mõttes, kus alustatigi sellist väga klassikalist disainiprotsessi, et kõigepealt aru saada üldse, et milleks inimesed vajavad ruumis lahendusi. Ma ei lähe detaili, aga Sileni teeb heaks see, et nad kaardisid ära ülitäpselt kõik võimalikud lahendused ja töötasid välja ka nendele vajadustele vastavad lahendused. Nad on kõige paremini läbi töötatud lahendusturul üldse praegu. Tänu sellele, et nad läksid uurima klienti ja alustasid sellest. No sa defineerisid siis ära, et kõigepealt on see asi, et teeme selgeks, et kes meie klient on, mis mure või probleem tal on, mis vajadus tal on, mis on järgmised sammud sealt? Nüüd me teame midagi. Jaa, järgmine samm muideks ei ole ka üldse lihtne. Järgmine samm on defineerimine. Esimene on siis see mõista ja sa aru, on ju, siis on defineerimine. Ja see defineerimise samm tähendab siis seda, et sul reaalses elus näeb see välja nii, et sa oled saanud turu pealt läbi intervjuude, läbi küsitluste, läbi vaatluste, läbi desktop researchi on ju väga-väga palju andmeid. Küsin vahele, kas kvantitatiivuuring on ka üks osa sellest või see on pigem kvalitatiivtasand? Kindlasti on, et me räägime siin sellist asja nagu uuringu triangulatsioon, ehk et me ei baseeru oma otsustes ainult ühele uuringu tüübile, ehk et seal on kvant, seal on kval, seal on desktop, ehk et siis erinevad andmed, mille peale, ja see kõik kokku annab sulle võimaluse teha otsuseid ja see ongi see defineerimise koht, mis selle raskeks teeb, on see, et sa hakkad saama aru, et pagan nendel inimestel on nii palju probleeme, et seal ei ole ühte lihtsat nagu, et ma lahendan selle ära ja kõik on tehtud, vaid et sul on seal sadu võib-olla ülesandeid, mida see üks sama asi või saab ja on võimeline nagu ära lahendama ja siis sa pead hakkama prioritiseerima, mida võtta, mida jätta, mis on oluline, mis ei ole oluline. Vot see on raske. Nii, ma küsin sealt, kuni selle hetkeni natuke ei ole nagu teema, mis tooteid sa oled siiamaani või teenuseid teinud, et see on nagu kõrval, et me oleme selles kategoorias jah, mida me pakume, aga see ei ole praegu tähtis, eks ole, et me peame nagu aru saama, mis kliendid vajavad üleüldiselt, mida nad ootavad, on ju. Ja nagu sa ütled, et nüüd me peame hakkama reastama mõnes mõttes sellise ütleme tähtsuse järjekorras, mis on siis kõige tähtsam selle mure vastu või vajaduse vastu ja mis on siis just nagu kuni selle nice to have asjadena. Kas seal konkurentide teemad on üldse mingid teemad sellel hetkel või see ka ei ole üldse tähtis, et me ikkagi lähtume puhtalt inimese? Selles mõttes ikkagi on, sest see konkurendi on osa sellest desktop researchist, et sa vaatad, et mis lahendused turul on, kas nad töötavad, ei tööta, kuidas inimesed nendesse suhtuvad, kuidas nad neid kasutavad, sealt väga palju õppida konkurentidelt, loomulikult üldse ei eira seda.
aga noh, meie ülesanne on ühest küljest ju eristuda konkurentidest, teisest võib-olla teha rohkem kui konkurentide lahendus, teha paremini, teha kiiremini, teha mugavamalt, teha ligipääsetavamalt, noh, seal on nagu palju võimalusi. No aga nüüd, kui ma vaatan tootearendusprotsessi, eks ole, et kus ma proovin aru saada, kus me seal nagu oleme, et kas me oleme ju ennem, kui me ikkagi reaalselt seda toodet juba hakkame prototüüpima, eks ole, et me proovime lihtsalt aru saada, mille peale me selle asja nagu teeme, on ju. Et me oleme seal selles protsessis, on ju, eks ole. Me oleme tegelikult üks samm enne, et meil on mõistmine, siis on defineerimine, ehk et see disaini lähteülesanne, et mida me siis täpselt tegema hakkame. Siis on lahenduse ideestamine, mis on jällegi see koht, kus me läheme nii-öelda laiaks, ehk et meil igat probleemis on võimalik lahendada mitmel erineval moel, et ei ole olemas, noh, peaaegu sellist situatsiooni, et sul on ainult üks võimalik lahendus, sul on mitu võimalikku lahendust, siis sa pead, võt siis nüüd tuleb see järgmine samm prototüüpimine, et me prototüüpime ideaalses maailmas rohkem kui ühte lahendust. Ehk et no ma proovin sõnastada nagu, et võib-olla, et kuule vaata saaks nagu järgi mõelda, et kui lähteülesanne on see, et inimene peab tegema kontoris tööd, on ju, ja selleks on tal vaja mingisugust kohta, siis see võiks olla, noh, selles mõttes, et mingi ruum on üks asi, aga mingit kohta, kuhu ta midagi toetab, kus on, on ju. Seal me veel ei pea ära defineerima, eks ole, et tal peab kindlasti olema iste sellise kõrgusega, on ju, või et see laud peab olema sellise kõrgusega. Me oleme defineerinud, et tal on vaja teha näiteks arvutiga tööd, on ju. Ja nüüd me hakkame sealt mõtlema, et versioon 1 istub tavalise kontoritooli taga, eks ole, tavaline laud, versioon 2 tõuseb püsti, on jalgadel, mis peab see, ma räägin umbes niimoodi, te mõtlete, eks ole siis, jah? Jah, aga no, see sõltub, kui laia lähteülesande sa endale, noh, see, mis sa kirjeldad, on väga lai, noh, selles mõttes, et töörukoht, see võib olla ka oluliselt kitsam, on ju, et sa võidki tegeleda ainult selle tooli küsimusega, et kuidas ta istub, või et laua küsimusega, või et selle küsimusega, et kas ta istub iga kord erinevas kohas, või on tal üks kindel koht, et noh, ma ütlengi, et see on ka disaineri oskus piisava täpsusega see lähteülesanne, see kõige esmast lähteülesanne, et ka kirjeldada, et kui laia ülesannet me üldse läheme. Et nagu võimalikult laialt, aga võimalikult kitsalt, eks ole, et mitte nagu pime kohti endale tekitada, et sa juba liiga kiiresti lähed liiga kitsaks. Jah, see on tõsi. Et kui sa näiteks räägid lauast, töölauast, on ju, et ta kohe ei hakka nagu disainima töölauda, vaid ta käib nagu läbi muulgas, et ma ei tea, need materjalid, mis see tunnetus peaks olema, et noh, ma ei tea, mis seal kõik võiks veel olla, eks ole, jah? No jätkusuutlikkuse seisukohast me peaksime mõtlema, et kust see materjal tuleb ja kuhu ta hiljem läheb, on ju, ka veel lisaks. No aga see oleks nagu, kas see ei ole nagu veel järgmine etapp selles osas, et kui meil on juba teada, et me vajame sellist lauda, eks ole, on ju, põhimõtteliselt peaks olema sellist materjalit, nüüd me peame arvestama selle keskkonna temaatikaga juurde, on ju, ja võib-olla mingid asjad välistavad selle, mingid liimid, mingisugused materjalid tänu sellele, eks ole, jah? No tegelikult üsna ikkagi alguses me juba mõtleme selle peale, et me püstitame kohe selle, et me töötame välja lauda, mis on ringne. See on nagu alus baasotsus kõigepealt. Baasotsus tegelikult ja see paneb kohe juba sulle mingisugune kitsama rajal. Aga isegi kui see tähendab juba baasotsusena oluliselt võib-olla kallimat toodet või? Mis sa teed siis? Sellepärast, et sellega, võtta, selle jätkusuutlikkuse nagu temaatikaga, miks ei ole läinud nii palju nagu ringlusesse, noh, hea näide sama jogurtitööstuses nagu plastiktops, mis on ju täielik jama, eks ole, oma olemuselt, on ju. Et ei ole leitud nagu head lahendust tööstuslikult, eks ole, mis oleks konkurentsivõimelise hinnaga. Kusjuures see plastiktops ei pruugi olla halb lahendus, ta võib olla väga ringne lahendus. Et siin ongi see, et me peame aru saama, et kus see materjal tuleb ja kuhu ta läheb. Näiteks täna on võimalik seda plastiktopsi väga edukalt välja sorteerida ja uuesti ringlusse saata. Sellest seda ei ole halb lahendus. Et noh, me lihtsalt peamegi nägema seda terviksüsteemi. Et, aga mingid materjalid ei ole võimalik nii-öelda välja noppida sellest süsteem, suurest massist, on ju. Et neid me peaksime vältima, on ju. No ja, aga ühesõnaga ma olen nõus, et tegelikult teatud sellised printsipiaalsed väärtuspõhised otsused peab olema ennem tehtud, mida me tahame teha, isegi kui see natuke rohkem maksab. Ma küsin korra siit veel üle. Ja me peaks muidugi endalt küsima, miks see asjad rohkem maksavad, miks kestlik jätkusuutlik lahendus, ringlahendus on rohkem kallim kui mitte nii-öelda kestlik on selle pärast, et need nii-öelda lineaarsed lahendused, mis meil on naftapõhised lahendused, need on, kuidas ma ütlen, nad ei sisalda ressursimaksu, ehk et me ei maksa selle nafta eest nagu põhimõtteliselt õiglast hinda, ütleme siis niimoodi, et me oleme lihtsalt võtnud maa seest
suvaliselt asju ja mitte. Jah, aga vaata, sa ise ütlesid ka, et kuna me oleme 100 aastat seda teinud, siis süsteemid on nagu hästi paika loksunud. Ma mäletan, ma hiljaaegu, mingid aastad tagasi lugesin, et Lego ju proovis siin õudselt plasti, et neil üha rohkem on sellist nagu ringlevat seda ja nad tegelikult loobunud sellest projektist, et järelikult see asi läks nii palju kalliks, et see lihtsalt ei olnud nagu mõistlik. Või siis tänane süsteem ei toeta seda. Ja. Aga ma tahtsin just selles osas nagu küsida, et et kui te olete selle läbi mõelnud, on ju, ma ühte nagu ringmajandusega seotud asja, et vaata, kui nagu ESG puhul ka räägitakse nagu partnerite, et raporteeri partnerina mulle, kuidas sa seda keskkonna jalajälge siin, ja mitte ainult keskkonna, ütleme sotsiaalset jalajälge nagu tekitad. Ja see on mõeldud, et siis omakorda partner peaks küsima oma partnerist nii edasi. Aga kui sa oled keskne, kas oleks nagu õiglane küsida, et ütle oma partnerit ka mulle ära, eks ole, et ma näeks edasi, et okei, ma ei lähe nendega rääkima, aga et ma mäletan, kes on siin olnud suure sellise surve all, on see kiirmood, eks ole, ja et kus need Hiina vabrikud on, kas seal kasutatakse seda tööjõudu õigesti, on ju, seda keskkonda, et nad on pidanud nagu välise surve tõttu minema neid auditeid tegema, on ju, isegi endast nagu edasi, aga et kui kaugel me sellega oleme üldse siin, et sinna tuntakse huvi, et vaataks nagu, et okei, sa ütled mulle küll, aga ütleme nii, et siin on erinevatel turgudel erinev olukord hetkel, et Skandinaavia ettevõtted küsivad täna ikkagi väga paljudelt partneritelt, et tee oma siis jalajälg nii-öelda nähtavaks ja oma partnerite ring nähtavaks, et muidu vastasel juhul, kui sa ei tee seda nähtavaks mulle, siis ma ei osta sind, nii lihtne ongi. Sa ei pääse mulle üldse laua äärde, kui ma ei näe. Äriliselt on see natuke nagu riskantne, on ju, et sa avad oma mõnes võtteks IP, sest see turunduses ju öeldakse ka, et sul tegelikult ei ole nagu mingit toodet või teenust, kui sul ei ole kogu seda võrgustikku, eks ole, et see on nagu selline value chain, on ju, kes on sust ennem ja kes on sul sinu ja kliendi vahel, on ju, ja see kooslus toimivalt, eks ole, tekitabki selle väärtuse, et ilma ta ei tekita ja miks tihtipeale nagu uued ettevõtted isegi kui nad kõik on asjad on õigesti teinud, nad ei pruugi sellepärast olla edukad, et nad ei ole saanud teatud partnerid paika, et nad teevad mingit logistikas mingisugust vigu ja nii edasi, et jällegi laud on ju, et sa võid nagu meeletult panna kvaliteeti ja siis kui sa viiakse kohale ja üks täkke on sees, mis vahet seal on, eks ole, et need suuremad tegijad on lihtsalt vahetanud neid välja, nüüd ma avan või näed, need on kõik minu need, ma teen tegelikult ennast nagu haavatavaks turu mõistes ka ju. Natukene on õigus, aga ma väidaks nii, et kui sul on väga tugev side oma väärtusahela partneritega ja sa oled nendega sihipäraselt tööd teinud, nii et sul on nagu nendega nii-öelda win-win suhe, et mitte ainult sina ei võida sellest suhtest, vaid ka nemad võidavad ja neil on suur huvi sinuga olla partner, et siis ei ole seda väärtusahelat nii lihtne lõhkuda või üle võtta. Jah, üle võtta või kopeerida, et tegelikult ühe korralikult toimiva väärtusahela, nagu sa ütled, üles ehitamise on nii suur investeering on, et seda lihtsalt ei tee niimoodi nipsust, et ma vaatan, et sul need partnerid ma võtan ka. Et see lihtsalt ei käi. Aga vaata, see on jälle nagu huvitav, et kui sa räägid inimesele seda, et kuule, et tegelikult ei ole isegi vahet, mida sina näiteks toodad või oled nagu keskne see, on ju, vaid et küsimus on, kes on ennem sind ja kes on pärast sind, on ju. Et kui sa niimoodi vaatad, et sa pead kogu seda asja, siis on paljude jaoks on see, et mis mõttes, kas ma olen pidanud niimoodi ka vaatama, on ju, et see on nagu üllatus, on ju. Põhimõtteliselt see on üllatus, aga ESG tegelikult surub seda meid tegema. Ja mulle see mõte väga meeldib, sellepärast, et ta teeb ikkagi nähtavaks meie need väärtusahelad ja ma usun sellesse, et kui mingi asi on nähtav ja siis on nähtav ka see probleem, mis selles, ütleme, väärtusahelas on, et siis sa ju inimesena me tahame tegelikult head teha, me ei taha halba asja teha, et kui sa näed, et sa mingisuguses osas näiteks kahjustad keskkonda või inimesi, on ju, ja see ESG ju, mida ta teeb, ta lihtsalt toob selle nähtavale. Et siis väga keeruline on iseendale ka nagu öelda, et okei, ma tean, et seal on probleem. Enne mul oli lihtne, ma ei tegelenud sellega üldse, on ju, see ei olnud minu vaate väljas, on ju, ma isegi teadnud, et see probleem on. Aga nüüd ma tean. Ja siis nagu, et okei, ma teen sihipäraselt selle otsuse, ma saastan edasi, ma ei maksa õiglaselt edasi. Jube raske on, sa lähed nagu enda väärtushinnangutega nagu vastuollu. Ehk et mulle see ESG selles mõttes meeldib, et toob probleemid nähtavale. Oled nüüd defineerimisfaasis, on ju, te defineerite ära, mis seal on, meil on mingisugused alus lähtekohad on olemas.
mis edasi. Ja nagu sa ütlesid, et see ei ole ainult üks asi, mida me siis nagu, et noh, et nüüd me teeme ainult seda asja, et me hoiame veel oma sellised valikud valla, eks ole. Ja noh, enamasti ongi selles teenuse disaini protsessis siis selgub väga palju erinevaid parenduskohti. Teenus, see ju kaardist ära kogu elukaare, kust inimene üldse kuuleb selle teenusest, kuni sinna maane, kuna sul enam klienti ei ole. Et... Sa räägid tegelikult kliendi teekonnast, on ju, sest jällegi sa ilusti ütlesid, elukaar käib ka selle kohta, nüüd turundaja mõtleb kohe toote elukaare kohta on hoopis nagu piiratum see asi, on ju, et kui see ei ole nagu inimesega nii palju seotud kui kogu protsessi, eks ole, sellega. Et noh, kui te olete defineerinud selle inimese ja tema vajaduse, siis te defineerite ka selle, kuidas see hakkab läbi tema elu kaasas käima. Ütleme, see kliendi teekonna kaardistus ongi üks defineerimistööriist. Selles mõttes, et see võimaldab jällegi välja joonistada kogu teekond, kus see alguse saab. Ma tahaks öeldagi, et see turundus on väga kriitiline osa sellest teekonnast, sellepärast, et kõige esimene teekonna ots on ju see, et kus ma üldse kuulen sellest tootest või teenusest midagi. Et me turundajatele arvame, et kõik inimesed teavad meie tooteid ja teenuseid. Me üldse ei adu minu arust või vähemalt alahindame väga jõuliselt seda, et inimesed teavad mitte midagi. Sest inimestel on selline infomüra ja sul on nii palju muid asju, mida sa oma päevaga teed, on jah. Et inimesed ei taha üldse kuulda mingitest uutest lahendustest, kui olla aus, on ju. Et me oleme oma igapäeva rutiinis nii kinni, me oleme igapäeva harjumustes nii kinni, et kuidas, see on kõige suurem ülesanne, kuidas ma nüüd sellele inimesele teen selgeks, et sa pead tegema mingi täiesti uue otsuse, muutma tänast harjumust, selle hambapasta asemel võtma teise hambapasta, sest see on ka harjumus, ma lähen, võtan kogu aeg selle punase, ma üldse ei mõtlegi. Sest miks ma peaksin kognitiivset ressurssi nagu panema sinna peale, et mõelda, et miks ma täna peaks sinise hambarja võtma või hambapasta on. Ehk et see on esimene ülesanne turundajatele, et kuidas sa saad nii-öelda konksu taha, kuidas sa üldse saad inimese panema tegema otsust, et ta võiks eelistada sinu toodet või teenust. Nii. Siis oletame, et sa oled saanud tema tähelepanu, mis on väga suur võit, siis järgmine, et kuidas ta peaks aru saama, et see roheline, punane või sinine hambapasta täidab eesmärki paremini minu hambad valgeks saada näiteks, kui see olemas olev, et mis sõnumid mind selles ära veenavad. Järgmine on see, et ma pean tegema otsuse kliendina, eks. Kas ma sain aru, et pagan, see on tõesti, see sinine on parem kui punane, aga nüüd ma pean otsustama, nüüd tuleb see peed mängu siin, on ju, product place ja price ja nii edasi, on ju, ehk et kas ta on mulle kättesaadav, kas ma näen teda poes, kas see on hinnalt mulle kättesaadav ja nii edasi, otsust mõjutavad tegurid, on ju, ja siis ma võin vabalt otsustada, et ma ikka jään oma punase juurde, et see ei kaalu üles seda, need sinu argumendid ei kaalu üles seda vahetamise vaeva. Oletame, et ma ikkagi siis otsustan sinu kasuks, siis ma hakkan seda kasutama. Järgmine oluline koht, eks. Kurat, see ei maitse üldse mulle nii, nagu see punane maitses. Ma olen ju harjunud selle teise maitsega, on ju. Et siin võib olla, et ma saan niukse, võib igasugused stsenaariumid olla, et ma saan positiivse kogemuse, see maitseb hoopis paremini ja teebki vambad valgemaks. Või saan negatiivse kogemuse, see maitse üldse ja valgeks ka ei tee, on ju. Et siis järgmine ongi see, et kas ma siis jään kasutajaks või siis järgmine kord liigun ilusti suujalt tagasi jälle punase hambapasta juurde. No aga tegelikult jälle, kui sa nii ütled, sa kirjeldad kliendi teekonda, mida turunduses kirjeldataksegi, on ju. Täpselt samamoodi selle asja sees, et tegelikult ma ütlen veel kord, et ta on üks ühele protsess, te võib-olla käsitlete mingeid asju nagu lisaks seal, on ju. Ja ma lihtsalt mõtlen, et vaata, nagu ma olen öelnud ka, et start-upindus on nagu meeletult head brändintud ettevõtluse vorm. Tegelikult seal on mitte midagi muud kui ettevõtlusvorm, aga saadi hästi palju noori õhinasse, eks ole. No, ja seal on mingid nüansid loomulikult. Et meil on olnud klassikaliselt see probleem, et turunduskonsultanti ei lasta ettevõttesse. Eestis ei lasta. Sellepärast meil on turundusosakond olemas. Aga teenusdisainereid lastakse ja tegelikult te teete nende eest selle turunduskonsultatsiooni teenus ära, on ju. Tuues midagi muud ka ja sellel on muidugi korrektne siuke vormik pandud, eks ole, on ju, et kuidas seda läbi käia, on ju. Ja mis on veel, et miks ma algul küsisin, et eks ole, et kui hästi see organisatsioonid on vastu võtnud, on ju. Eriti, kui sa ütlesid avalik teenistus sõna turundus on üldse väga kauge teema, et miks nad peaks seda tegema.
aga teenust meil on vaja disainida, selles mõttes ka nendel on vaja seda turundust teha, on ju. Nii et mõnes mõttes siin on win-win, te olete suutnud nagu teha selle töö ära, mida ongi vaja ettevõtetel, aga mida ei ole klassikaliselt testilt tahetud üldse sisse lasta turundus nagu mõistes, on ju, jah, ma ei tea. Sa ei taha võtta seda nagu sõna endale, aga põhimõtteliselt ma vaatan kõrvalt, sest see, mida sa kirjeldasid, on ka näiteks digitaalses turunduses, turunduse automatiseerimises ilma kliendi teekonna defineerimata, kõik need etapid, on ju, ma ei tea, mis probleem mul on, sa defineerid mulle probleemi ära, nüüd ma hakkan hindama alternatiive turul, teen otsuse, nüüd tuleb see hilisem rahulolu ja siis see advocacy, et ma veel müün seda teistele ka ja siis see ring läheb uuesti. Et ta on täpselt see sama protsess, on ju. Ja kusjuures seal sees on veel üks protsess ja see protsess on see, et ma pean selle inimese iga päevaga ära kaardistama. Lisaks sellele, kuidas ta seda toodet nagu tarb, on, et aru saada, kuidas ma see sama kommunikatsioon, kust ma ta külge saan, eks ole. Hommikul ärkab õhtul, mis iganes. Täpselt, minu arust on see veel kõige raskem aastaliselt, et milliste kanalite kaudu sa üldse täna ligi saad inimesele. No aga nüüd, kui sa oled ka selle kliendi teekonna ära kaardistanud, on ju, et kus me selle edasi liigume, et nagu, kas me nüüd hakkame prototüüpima, hakkame testima asju? Selles mõttes küll, et kui sa selle kliendi teekonna ära kaardistad, on ju, seal võib olla 2 erinevat versiooni asjast, on ju, et kui sul on olemasolev teenus, siis sul on lihtne, sa kaardistad ära, mis on. Aga kui sul ei ole seda teenust, siis sa tegelikult ju lood selle nii-öelda tuleviku kliendi teekonna. Aga siis sa pead lihtsalt aru saama, et kus on need kriitilised punktid, mida me peame siis nii-öelda läbi disainima, et kus inimene võib sellel teekonnal nii-öelda maha kukkuda. Et esimene ongi see, et kas ta üldse selle teekonnale saab, on ju, et kus me saame talle pihta, on ju. Et mis need lahendused on, siis teine on see otsustuse hetk, on ju, et milliste kriteeriumite alusel need otsuseid teeb ja kas me oleme nagu andnud talle argumendid meie kasuks otsustada, on ju. Puhas turundus ja kommunikatsioon, on ju. 3. kasutamine. Kas me toetame teda selles, kui me räägime teenusest, on ju, siis on ülioluline, et teenus peab olema nii hästi disainitud, et inimene saab iseseisvalt hakkama. Nii kui ma pean lugema nii-öelda ala manuali või helistama kuskile või rääkima veel hullem minust nende botidega, on ju. Ma kukun kohe maha sellest, et ma olen piisavalt nii-öelda mugav. Enamus tarbijad on tegelikult niivõrd mugavad. Et nii kui nad niisuguse väiksemagi takistuse otsa kukuvad, iseseisvalt enam hakkama ei saa, nad loobuvad. No sa räägid sellisest intuitiivsest nagu toimimisest, et inimene intuitiivselt, et kui ta avab selle mingisuguse Telia selle menüü, et ta saab aru, et kuhu ta peab liikuma, et ta ei pea helistama, et kuulge, ma olen siin, mis nuppu ma vajutan. Küll, aga manuaalidel on ka ju koht, võtta IKEA on oma olemuse ju niimoodi üles ehitanud, et sa ikkagi iseseisvalt saad ja aga selleks sul on vaja kindlasti step by step guide'i, eks ole, ilma selleta sa küll midagi teha. No IKEA on väga-väga kavalalt selle asja üles ehitanud, et seda nimetaks lausa IKEA efektiks käitumisteaduses ehk et mis seal taga peitub on see, et IKEA on suutnud panna inimesed investeerima oma aega, ressurssi, enamasti ikkagi ajaressurssi sellesse, et ise panna see mööbel või asi kokku on ja. Ja miks selle tagajärjel juhtub on see, et inimene suhtub sellest samasse lauda või tooli, millel on ta võtnud vaevaks ise kokku panna hoopis teistmoodi. Respektiga. Väga suure. Või ütleme versus see, et ma olen ostnud asja valmis kujul. Seal on ju see ka, et sul on veel see, vaata nagu laste puhul on, et kui nad millegiga hakkama saavad, siis sul on niisugune saavutuse tunne, et sa nagu said hakkama sellega, eks ole, see kapp ongi seal olemas. Ja tegelikult ju lõpuks IKEA säästab sellega kohutavalt palju raha, et me teeme tema eest nii-öelda päris palju tööd ära. No aga nemad ongi nagu hästi kaua seda nagu testinud, et selle asja korda saada. Ma tean, turunduses on üks klassikaline. Muideks ma tahan öelda seda, et see on lähteülesandesse kirjutatud. Et kui IKEA jaoks keegi peaks disainima midagi, siis tal on väga selged piirid ees. Kuhu kasti see asi peab mahtuma, kui mitmes jupis ta tohib üldse olla, mitmest materjalist ta tohib olla, kui palju maksimaalselt tohib olla tal kruvi ja nii edasi. Ehk et IKEA on päevast üks teinud asju lähteülesande nagu selles mõttes õieti. Et ma tahtsin seda öelda, et on klassikaline niisugune turundusnäide, eks ole, et kui asjad on liiga lihtsad ja kus seda nagu tunnet, et sa panustanud ei ole, et võivad asjad kukkuda läbi, et USAs oli kunagi, eks ole, mingisugune, ma ei tea, kas see oli siis pannkoogi või mingi koogipulber, et sa pidid ainult perenaisena panema vett ja see on valmis. Ja see kukkus läbi, sellepärast, et
see pereema ei tundnud, et ta midagi üldse panustanud söögi tegemisse ja siis võeti ära muna komponent, et sa pead muna ka panema ja siis läks sellepärast, et siis ta tegi midagi. See on väga hea näide sellest samast IKEA-efektist täpselt ja et inimene ikka tahab tunda, et ta mingisse asja on panustanud ja. Nii, ja kui meil see asi on nagu ära kirjeldatud, mis me siis edasi üldse protsess teeme? Töötamegi nende erinevad lahendused ja selles mõttes, et kui sa näed seal kliendi teekonnal, kus need võimalikud probleemkohad on, siis sa pead neid ennetama. See on disaini ülesanne, et kuidas ma saaksin teha nii, et ta saab siin iseseisvalt hakkama. Kas mul on vaja, näiteks kui see on digiteenus, on mingeid pop-up juhendeid, või et kuidas me saame asja nii intuitiivseks teha, et ta ainult ühtemoodi käibki kokku, et seal ei ole varianti, et ma eksin. Aga need ongi need tüütud detailid, millega see täitsa. Kuule, kas see võib olla ka näide, et nagu Telial oli vanasti pult, kus ei olnud neid numbreid peal ja hiljem tuli numbritega, et just kui vist oli kliendi tagasiside, et nad tahaksid nagu otse minna kanalitesse ja nad upuvad ära sinna paari sellesse. Kas võivad olla sellised väiksed muudatused, mis tulevad tegelikult hiljem protsessis välja, et näete, et meil on see katki, et inimesed palju pöörduvad, et nad ei saa kuidagi aru, kuidas nad tegema peavad. Jah, täpselt. Teli on selles mõttes hea näide, et nemad ju korjavad väga palju kliendi tagasisidet, neil on olemas IT-lahendused selleks, et ära selekteerida, et mis nii-öelda need lipikud külge panna, et kui palju millegi kohta sul tagasisidet tuleb, sealt tulevadki need prioriteedid arendusülesanded, eks. Et nad nagu kogu aeg süsteemselt. Kuidas sa kõrvalvaatajana sellesse suhtud, et kui me rääkisime sellest meeskonna otsuste konsensusest, aga et kliente on väga erinevaid, ja meil on väga taibukaid kliente, kes võivad väga keerulistest asjadest nagu lihtsusega läbi lennata. Meil on väga lihtsaid kliente, kes nagu ei saa isegi lihtsatest asjadest aru ja siis on siuke vahepealne. Et mis hetkest me peaksime hakkama, kui me isegi võtaks, et põhimõtteliselt nad ikkagi lähevad meie nagu tarbijaskonna alla seal, kelle me teeme. Et me peame hakkama tõsiselt võtma neid äärmusi, eks ole. Et kui näiteks, ma ei tea, mul on 10 000 klienti ja nendest 20 pöördub ühe sama asjaga. Kas see on piisav, et minna mingit seda probleemi lahendama või pigem mitte? Ma arvan, et seal nagu ainult ühest sellest näitajast ei piisa, et me peame natuke sügavamalt uurima, et miks need 20 hakkama ei saa, seda aru. Et ma niimoodi puusalt ei julgeks öelda. Aga ma isegi mõtle, võib-olla see hakkama saamine on natuke liiga ekstreemne, aga mingisuguse teenuse kasutamise koht, eks ole, et nendele tekitab probleemi. Et mis hetkest me nagu läheme, kui vaata, sa ütlesid, et see ei ole ju niimoodi, et sa teed ühekordselt selle protsessi läbi, et sa tegelikult jätad oma jalajälje maha ja siis on mõte ju, et me kogu aeg siis teeme seda läbi. Et mis momendist peaks hakkama kuulama, et neid tagasisidesid on palju. Ja sa ütlesid ka alguses, kui me teeme nagu toote kaardistust, et me vaatame või teenuse kaardistust, eks ole, et mis asjadega üldse tegeleda, millega mitte. Et mis hetkel sina nagu ütleks, et kuulge, et need jätame kõrvale, aga nende nagu komplentidega peaks tegelikult ikkagi tegelema, et ma ütlengi, et sealt peab ilmselt mingit data pealt ikkagi seda otsust tegema, et seal ei ole minust ühte niisugust lihtsalt valemit, et nagu sul on 10 tükki, et siis tegele ja 5, siis ära tegele. Et rohkem on vaja kaardistada seda olukorda, et kui sul on nagu erinev info käes, siis enamasti sa saad aru, mida sa pead tegema. Ma tahangi öelda, et meil on vaja lihtsalt infot, et miks me ei oska otsuseid teha tihti on sellepärast, meil ei ole piisavalt infot. Miks ise ka igapäevaselt ma ju pean mingisugust otsuseid tegema ja siis ma saan aru, et kurat, ma ei saa seda veel teha, sest mul ei ole seda infot. Ja siis ma pean mõtlema lihtsalt, et mida ma pean tegema, et info kätte saada, et keda ma pean küsima, kas ma pean mingi küsitluse läbi viima, kas ma pean mingid intervjuusid tegema, kas ma pean mingi andmed kuskilt kätte saama, kas ma pean vaatama raha sinna juurde küll, iga selle kompleini taga on ju raha ka, et ühesõnaga, kui ma saan piisavalt need andmed kätte või selle info kätte, et siis see on nähtav, siis ma saan selle otsuse teha. Ehk prioritiseerid jälle ära, eks ole, sellest tuleneb. No jõuame sinna tagasi, et sa põhimõtteliselt avad enda jaoks võimalused, mida siis testima minna. Kas sa reaalselt lähed testima siis organisatsiooniga? Absoluutselt reaalselt läheme testima ja see on juba tavapraktika, et sa lähed testima. Sest see testimine on niivõrd palju odavam kui see, et sa lähed mingisuguse mitte toimiva või natuke halvasti toimiva lahendusega turule. Ja et võta see aeg ja testi. Ja ma kohe olen kuri nendele teenustele, kus ma näen, et on asjad tehtud nii, et nad ei ole mitte kordagi testinud.
mitte kordagi, need on nii obvious vead, et noh, et see tuleb esimesel testimisel kohe välja. Et noh, et miks sa lased nii pooliku asja tulla. Me võime ainult ju arvata, miks see nii on. Tähtajad on üle läinud, raha on vähe, on ju. Aga kas sul on raha pärast seda parandada, ma küsin, et see on palju kallim. Ja. No te testite ära ja valite siis mingi kombinatsiooni või mingi nendest, kes on ikkagi nagu siis parim tagasisidena ja siis proovite seda veel siis. No nii kaua tuunid nii-öelda, nii kaua arendad, kuni lõpuks on lahendus, et inimesed saavad hakkama. Nii, lahendus on olemas. Turule. Ja, aga nüüd ongi täpselt ka see, et kus see kommunikatsioon ja turundusmängu tuleb ongi, et milliste sõnumitega ta turul lähen. Ma näen täna, et Eesti inimesed või Eesti turundajad on väga head selles, et kirjeldavad ära, mis toode ja teenus on. Saad aru, mis on meie toote ja teenuse omadused. Aga mina tarbijana, mind ei huvita need, mis need omadused on. Ma tahan teada, et mis ülesandeid see minu jaoks ära lahendab. Saad aru? See jobs to be done. Ja võt seda me ei oska hästi kommunikeerida. Et ma olen jälginud seda kommunikatsiooni, mis meil on, et sa ütled mulle, et näiteks, et tule perega -50% on ju, aga sa ei ütle mulle, et võta aega pühapäeval oma perega kvaliteetaega veeta. Seda minu ülesanne on oma tütrega näiteks minna loomaaeda kvaliteetaega veetma või ükskõik kellega perega. Aga noh, sa lihtsalt pakud mulle soodustust, aga sa ei ütle mulle, et noh, mille heaks see minu elus võiks minna, et ma üldse noh, et minu vajadus on veeta tütrega aega koos, et seda nii-öelda käivitajat sa minus ei käivita. Sa puudutad sellist laiemat teemat, millega turundus on kimpus, on see performance marketing ja brand marketing on ju, ja et see performance ongi ju selleks, et anna motivatsiooni sul koheselt tegutseda on ju. Ja see tuleb ju digitaalsest maailmast, see saab Google'ist ja Facebookist, et noh, et see on nagu toob neid masse on ju. Ja ma olen suga nagu nõus ja tegelikult mida sa kirjeldad ei ole see isegi nagu bränd ka nii palju, vaid on see klassikaline reklaamivalem, probleemlahendus on, et meil on küll ette heidetud reklaamimaailmas, et need samad põranda küürimisreklaamid või et noh, et need on nii labased, aga need on tegelikult see, mis räägib sellest on ju. Pesu on must, plekk on peal on ju, näed, siin on lahendus, kui sa niimoodi teed on ju. Et mitte, et ta tuleb ütlema, et kuule, et mul on 50% odavam pesupulber, eks ole, millest sina räägid on ju. Et meil on natuke probleem selles, et me nagu ei räägi piisavalt sellest algusest, eks ole, et mida me üldse lahendama läheme, jah. Minu arust me üldse ei räägi seda ja ma tõin välja on ju, et meil on emotsionaalsed eesmärgid, sotsiaalsed eesmärgid ja funktsionaalsed eesmärgid. Ja tegelikult see kommunikatsioon peaks kõiki kolme puudutama, juhul kui nad on relevantsed selles konkreetses valdkonnas on ju. Et väga tihti me peensusteni räägime lahti selle funktsionaalsuse, aga üldse ei puuduta seda, et mis tunnet see lahendus võiks sinust tekitada või et kuidas teised inimesed võiksid sind ühiskonnas näha, see sotsiaalne väärtus, kui sa meie lahendust näiteks kasutad? No sotsiaalseid väärtusi on hästi palju nagu omistatud luksusbrändidele, et see on ikkagi niisugune nagu kuvandi tekitamine ja nii edasi. Ja võib-olla sellepärast on tihtipeale sellest hoitud eemal, et kui meil on lihtsamad brändid, siis see ei ole nagu tähtis, aga miks mina näiteks usun jätkusuutlikkusse turunduses kui nagu uue tõusuna, sest see võimaldab sul küll avada, et sa näitad, et näed, et ma tarbin tooteid, mille jalajälg on väike. Sellega ma olen tegelikult ikkagi ühiskonda tagasi panustamas mingis osas on ju, et ma ei ole lihtsalt selline nagu kasutaja on ju. Nii et ma näen siin nagu võimalust, et uuesti tullakse nagu selle sama laua peale selle teemaga on ju, noh. Kas ja kui palju on ju, see on üks asi. Noh, ühesõnaga te panete paika, näete nendest kolmikust, mille peale me võiksime suruda rohkem, et noh, ega ka mingis osas peab neid funktsionaalsusi näitama, sest inimene ootab ka seda, et noh, et kui kas see rehv siis ikka sõidab seal jää peal või ei sõida, eks ole. See on ka väga tähtis, jah. Et noh, ma ütlengi, et turundaja ülesanne ongi aru saada, et mis nendest kolmest on kõige olulisem. On olemas tooteid või lahendusi, mille juures ainult see funktsionaalsus on kõige tähtsam. Aga sa pead teadma, sa pead tegema teadlikke otsuseid, et mille peale sa vajutad on ju, mis need sõnumid on. Aga sa saad seda teha, kui sa oled kogu selles disainiprotsessis nii-öelda kaasas olnud, sa oled teinud intervjuusid klientidega, sa saad aru,
miks ja mil moel see lahendus nagu klientide jaoks ära lahendab. Just nimelt vastus küsimusele miks, et miks ma peaksin kasutama A või B või C lahendust, sest mul on alati valik tänapäeval. No nüüd me oleme suutnud talle õigesti sellega selgeks teha. Ta läheb ja tarbib seda toodet, on ju. Mis protsessis, ega see protsess sul ära ei lõppe ju seal, on ju. Nüüd sa hakkad jälgima midagi, eks ole, jah? No, käitumisteaduse perspektiivist ja ka turunduse perspektiivist on tegelikult kõige ideaalsem olukord see, kui me suudame tekitada inimeses meie toote või teenuse suhtes harjumus. Saad aru, et kui sa oled suutnud inimese harjutada oma teenust või toodet kasutama, see on väga-väga suur relv nii-öelda, sest inimene teatavasti oma harjumusi muudab väga suure või pika hambaga, on ju, et kui ma olen midagi harjunud tegema, siis ma nii teen. Ja ma kahjuks arvan küll, et kui keegi paneks mulle kaamera õla peale, et mida mina ostan iga päev poest, 85 või ma ei tea, 90% on täpselt sama. Sellepärast, et ma ei taha, ma tean, kus see piim on, ma tean, kus see konkreetne bränd on, ja ma lähen sirgelt ja võtan selle ja ma tahan 0 minutit kulutada sellele, et hakata midagi varieerima. Ehk et nüüd ongi see konks, et kuidas teha nii, et meie lahendus saaks temale harjumuspäraseks. Ja seal ongi see, et me oleme harjunud asjadega, mis on meie jaoks mugavad. Mugavad on asjad, mis on meie jaoks ligipääsetavad, mis töötavad, kuhu ma ei peaks panema seda kognitiivset nagu ressurssi alla. Et järelikult me peame oma lahendusi tegema võimalikult mugavaks ja töötavaks selle inimese jaoks. Nii, ja siis see lõpp on tegelikult, lõpp ei ole kunagi, aga põhimõtteliselt selle toote või teenuse lõpp võiks olla siis ka selline, et kui mul on vaja vabaneda sellest, mis ma sellega saaks sellisel kujul teha, et mul pärast on hea tunne uuesti see ring võtta ette, eks ole, jah? Ja sellest sina räägid selle ringmajanduse mõistes, on ju, et ma tean, et sellel on mingisugune võimalus edasi teenida kas teisi sellisel kujul, nagu ta on, teda parandatakse, vaata me näiteks mobiiltelefonidel näeme päris palju seda refurbish, üldse nagu elektroonikal mingis osas on ju. Ja või näiteks, et sellest, ma ei tea, refist toodetakse midagi, mis isoleerib midagi, mis iganes on ju. Et see teadmine, et sellest midagi head saab, on täpselt sama oluline selles osas, eks ole, jah? No ma ütleks, et see on minu jaoks võib-olla isegi veel natuke liiga palju oluline, et ma tõesti juba valin asju selle järgi, et mis nendest pärast saab. Ja ma olen pettunud, kui ettevõte või kes siis, kelle lahendust ma siis nii-öelda kaalun on ju, ei paku mulle kohe välja nagu seda infot, et mis sellest pärast saab. Sa ütledki, et tegelikult peaks juba nagu ette kommunikeerima, et kui sa ostad selle, et mitte nagu, ütleme, et H&M-il on juba mingid sammud, et näed, et sa võid oma vanu asju tuua siia, aga mind nagu huvitaks, et mis siis nendest edasi saab, eks ole, jah. Et see peaks olema suurelt väljas, et näed, et need nüüd seal töödeldakse nii ja et kõikide asjadega, et võiks nagu, me jõuame umbes nii kaugele, mingid labelid tulevad, et näed, et see on see teekond edasi. No meil tulebki toote digipass, mis on täpselt selle jaoks mõeldudki, et sa saaks kogu info esiteks, et kus see asi üldse tuleb ja kuhu see pärast läheb. Aga see on nüüd mõne aasta küsimus. Ta muidugi ei tule kohe kõikidel toodetele korraga, seal on mingid kategooriad, kuhu see peale tuleb. Aga ma tahan tuua ühe lihtsa näite. Eile tellisin endale uued prillid, on ju. Ja täiesti terved prilliraamid, ma ütlen, et andke mulle ainult klaasid ja võtke minu vanad raamid. Ja siis nooremapoolne müüja proua ütleb mulle, 15 minutit proovis mul selgeks teha, et ei, sa pead ostma uued sellepärast, et me ei saa sulle anda garantiid, mis võib olla tõsi, et me ei lõhu ära sinu olemasolevaid prilliraame, pannes sinna uued klaasid. Vot seda juttu ma ei taha kuulda. Kuule, Jane, mul oli ju täpselt sama asi eelmine nädal. Täpselt sama asi. Mul on muidu palju prille, mulle meeldivad ühed prillid, need on kerged, ma tahtsin ära vahetada klaasid, eks ole. Täpselt sama jutt. Ja midagi samat ei pakuta, ja ma ütlesin, ma tahan, me ei anna selle garantiid, võib-olla ma ütlesin, et kui palju on juhtunud. No väga väike protsent. Okei, ma võtan selle riski. Ma sain oma klaasid ära vahetatud eelmine nädal, aga täpselt sama ja mul oli täpselt sama loogikaga, miks ma peaks uusi ostma, on ju. Näed, vaata, nendel on mingi süsteem, mis on päev õpitud, räägitakse kliendil. Jah, aga mulle mõtlengi, et kui ma mõtleks jätkusuutlikult, siis me ikkagi esmalt disainiks selle nii, et esimene lahendus, mis me kliendile pakumine on alati see, et ma teen kõik, et me saaks kasutada sinu eelmisi raame. Et me võime neid parandada, kui need on katki, me võime neid painutada, kui nad on, ma ei tea, ära läinud on ja.
ja me ikkagi anname sulle 99% garantii, et ta ei lähe katki. Et me teeme kõik endast oleneva. Saad aru, see peaks olema esimene valik. Ja teine valik, kus siis tõesti enam nendest mitte midagi teha ei ole, ongi katki, on ju. Siis ärge muretsege, me võtame tagasi, see plasmass läheb eraldi, jupid, klaas läheb eraldi ja jupid, teised jupid lähevad kolmandas kohta, et me teeme sellest midagi uut. Aga ole õnnelik, et nad ei tulnud öelnud, et olete ikka kindel, et nüüd üldse on nagu enam moes või et nagu natuke vanamoeli, et oleks veel geoloogiliselt tulnud. Ja sinna, õnneks sinna on nad jastunud. Aga mul, saad aru, mul oli psühholoogiliselt raske võitlus temaga. Mul oli sama asi, mis mõttes. Et ja siis ma jätsin ja ma tegin sellise otsuse, ma ei telli neid prilleteelt. Kõik, läksin välja. No just ja see, et see on hea näide selles mõttes, et isegi kui nad oleks teinud kogu selle protsessi läbi, siis nad ei oleks nii käitunud muidugi, aga kui nad oleks teinud teenust läbi, siis sellest ei oleks mingit tolku olnud, sest nad seal lõpus failivad, eks ole. Teenuse disain, see on mida mina ütlen kõige rohkem oma klientidele, teenuse disain kõige rohkem on töö oma inimestega. Sest just nimelt need kontaktpunktid otsustavad, kas ma jään selle teenusega rahule või ei jää. Täpselt nagu sa ütled, ma võin kõik ennem ära disainida ja kui mul ikkagi leti taga on selline inimene. No aga siis sellepärast ma ütlesin, et te olete terapeudid organisatsioonide suhtes. Kuule, ma tean, et meil anti limiteeritud aeg, kõik inimesed on alati nagu hästi kiired ja mina tahan kindlasti küsida tehisintellekt, kus see kõik sinna läheb, kas see juba protsessi nagu haldamisse tuleb, et te saate paremini teha midagi või ei? No loomulikult tuleb, et selles mõttes tehisintellektil on oma kindel roll, ta võimaldab mingeid protsessi kiirendada, mingeid teste korraldada, juba me räägime sellest, et meil justkui on olemas nii-öelda testkliendid on ju AI poolt, et me saame, et me ei pea päris inimeste peal testima, me saame AI peal testida. Sa räägid just digitaalsetest teenustest, eks ole, kõige. Jah. Või et me saame kontseptuaalselt ju läbi mängida, visualiseerida väga palju asju, et selles mõttes ma ütleks, et tuleb võtta see talupoja mõistus, et kõik, mis on võimalik AI-ga lihtsustada, kiirendada, loomulikult teeme, aga me kindlasti ei saa 100% AI peale loota, sest täna vähemasti ei ole need vastused, mis ta meile annab alati tõesed. Aga ma mõtlen nüüd nagu jalajälje mõistes on ju, kui me protsessi kaasame ka tehisintellekti, siis kui sa mõtled, kui palju energiat nad kulutavad, eks ole, et neid mudeleid seal jooksutada ei tundu ka kõige nagu mõistlikum lahendus on ju. Täiesti õige, jällegi sa pead tegema niisuguseid kaalutletud otsuseid, sest mõnikord sa kasutad mingi lihtsa liigutuse jaoks väga palju rohkem inimtunde. Ja teistpidi ressurssi versus see, et AI teeb selle sama liigutuse, ma ei tea, 100 või 1000 korda kiiremini ja me jõuame kokku. Ehk et seal ei ole nagu musta ja valget lahendust. Et muidugi võtab AI väga palju ressurssi ja igasugust lollusi ei peaks tema käest küsima. No aitäh, Jane Oblikas, HI Advisory, kes siis on huvitatud sellest, kuidas teenusdisaini või ringmajandust vaadata tervikuna, et saavad teie poole pöörduda, ma eeldan. Et igal juhul meil oleks juttu rohkemaks. Kindlasti ma tahaks eraldi episoodi teha ringmajandusest kui sellisest. Palun kutsun. Kutsun ja võib-olla kutsun teid mõlemaid. Tanniga või siis veel kedagi. See oleks väga hea, me tuleme Tanniga. Et siis võiks kohe nagu reserveerida 1,5 tundi, siis meil on nagu palju rohkem rääkida, aga igal juhul ma arvan, et need, kes ei olid kuulnud nagu terminist, et võib-olla said juurust juurde nagu mõelda seda, et äkki see ei ole nii hirmus loom, et äkki see on väga vajalik, ja et igal juhul mul oli väga tore suga rääkida. Aga aitäh kutsumast, kohtumiseni ja. Tänan kõiki kuulamast, vaatamast ja kuni järgmise episoodini siis.